Tere tulemast vaatama saadet elust ja poliitikast. Nagu ikka on meil saates Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna naispoliitikud Helle-Moonika Helme, Eva Helme ja mina olen saatejuht Evelin Poolamets. Täna me räägime inimeste toimetulekust, kallist elektri hinnast, räägime ka Hendrik Johannes Terrase umbusaldamisest ja natukene e-valimistest ja kui jõuame ka Istanbuli konventsioonist. Eva, elektri hind on nüüd nii taevasse tõusmas ja ei ole näha ka, et see lõpp paistaks. Ja meil ju räägib minister, et Eesti inimestel läheb hästi, inimeste toimetulek ei ole muutunud halvemaks, et mida sina selle peale kostad? Kostan seda, et kui peaminister ise armastab väga meile tuua statistikat, näiteks immigratsiooni puhul näidiseks, et seda nagu või üleüldse millistes küsimustes tema toetub alati statistikale, et siis võib tuua temale ka näiteks statistika, et võrreldes 2023. aastaga siis eelmise aasta andmed näitavad seda, et absoluutses vaesus olevate inimeste arv on kasvanud 8000 võrra ja jõudnud siis 44 400 inimeseni. Ja mis selle statistika puhul on eriti kurb, on see, et on kasvanud ka absoluutses vaesuses elavate laste arv. Ja seal on otsene seos sellega, et meil on 3 aastat järjest olnud väga rängad hinnatõusud, vahendati peretoetusi, mis pani väga raskesse seisu üksikvanemad ja nende lapsed. Nii et see optimism, mida meile valitsuserakonnad räägivad majandusliku hea käekäigu ja kõige selle kasvu puhul, siis see lihtsalt ei vasta tõele, et see kannata mitte mingisugust kriitikat. Ja mulle tundub ka, et seda hoitakse nagu vaka all, et tegelikult võiks ju rääkida, kuidas inimesed saavad hakkama, kui neil on 600 eurot pensionit, kui nad elavad ilma ütleme, toeta ja võtleme kas või need üksikvanemad, et kuidas see lastel läheb. Nüüd ju isegi keelati lastel ka muuseumites käimine ära, et kuna haridusministeerium leidis, et ei tohi siis enam tasuta või vanemad ei tohi neid enam toetada. Et on see nagu ääretult kummaline vastuolu, et meil ei räägita ju inimeste toimetulekust. Isegi ei saa ju ajakirjanduseski lugeda, et kuidas peaks üksik ema antud olukorras toime tulema. Ja kui me nüüd vaatame ka elektri hindasid, eelkõige on need seotud sellega, et meil pole juhitavaid võimsusi, meile on keerulised just seetõttu, et tuulikuid on palju ja päikest on palju ja kui tuul ei puhu ja päike ei paista, ei olegi lootust, et elekter allapoole läheks. Aga vaatamata sellele, et inimestel on raske olukord, on meie regionaal- ja põllumajandusminister võtnud kavaks ka pensionäridelt ja lastelt võtta tasuta sõiduõigus ära. Et Moonika, räägime, umbusaldasime ministrit esmaspäeval, et kuidas sa seda käiku kommenteeriksid, kas minister sai aru, miks teda umbusaldati? Ja no nüüdseks on selgunud, et minister ise kaitses väga tugevalt, üritas kaitsta seda positsiooni, miks on vaja siis maakonnaliinidel kehtestada tasuline ühistransport. Ja täna siis infotunnis, me teeme seda saadet kolmapäeval, et täna infotunnis peaminister tuli välja sellise väga huvitava avalduse, kus ta ütles, et ei, mitte midagi sellist ei ole valitsuses kokku lepitud ja ei tea üldse, kas see tuleb. Ja ma siis nagu küsisingi, et kuidas selle kommunikatsiooniga teil siis lood on. Et kui minister Terras ütleb, et see peab olema, see tuleb ja see peab tulema ja teie nüüd ütlete, et võib-olla ei tule, olles ise just andnud intervjuu TV3-le, kus ütlesite, et et liinivõrk on vaja korrastada seda, et meil on vaja seda tasulist piletit sellepärast, et siis me saame selle info kätte, kuidas inimesed liiguvad ja ega see raha nüüd nii suur ka ei ole, see mingi 1
euro. Ja nüüd te ütlete, et ei valitsuses seda kokkulepet ei ole, et kas me peame nüüd jälle huultelt lugema hakkama ja kelle huultelt ja noh, eks me siis lõpuks näeme, kuidas see asi kõik läheb, aga seda me teame küll, et Reformierakond on rääkinud väga paljude oma nagu esindajate suu läbi, kuidas see tasuta ühistransport lihtsalt tuleb ära lõpetada nui neljaks, et see on nagu nende üks eesmärkidest. Ja kui ma siis küsisin ka, et kuidas siis inimesed maal peavad üldse elama, õppima, liikuda saama, kui automaksuga on nad niigi juba pikali löödud, et inimesed ei saa enam endale autosid lubada, mis on maal hädavajalikud. Ja nüüd te teete ka tasuliseks selle nii-öelda ühistranspordi ja bussiliikluse, et kuidas siis inimesed üldse maal peavad hakkama saama, et see on nagu väga tugevalt ju see sama toimetuleku küsimus. Ja kui sa rääkisid elektri hindadest, siis samamoodi ega elektri või energia elektri hinnad, eks ole, ka kütuse hinnad on ju kõige olulisemad sisendid meie igapäeva elus üldse, kas siis otseselt või kaudselt ka seetõttu, et kui me lähme näiteks poodi, siis me maksame läbi toiduhindade ju kinni poe kütte, poe valgustuse, me maksame läbi automaksu kinni toiduhindades maksame kinni selle automaksu, millega tuuakse meile see toit sinna poodi, olenemata sellest, kas me ise omame autot või mitte. Et see kõik on, kogu selle valitsuse selline poliitika on laiali, siis tegelikult laotub laiali nii-öelda üle välja ja siis võtame kokku selle sama teemaga või selle sama lausega, millega sa alustasid, Eesti inimeste toimetulek. Kõik Eesti inimeste toimetulek tegelikult sõltub ja on sõltuvuses nii praeguse valitsuse kui ka eelmise valitsuse, kus olid ka sotsid, nende otsusest 26 maksu tõsteti, eks ju. 26 maksu, erinevad maksu, aktsiisi, tasu, trahvi, kõike tõsteti. Ehk et see kõik mõjutab meie toimetulekut, see kõik mõjutab meie igapäevaelu ja see, et Michal juba teist infotundi järjest optimistlikult räägib, kuidas inimestele jääb nüüd rohkem raha kätte ja majanduses on väike ja armas tõus. Et seda muinasjuttu võib ta muidugi ise endale rääkida. Mulle jääbki mulje, et peaminister arvab, et inimesed jäävad uskuma seda, mida ta räägib. Võimalik, et inimene mõtleb, et see halb majanduslik olukord on ainult temaga, et teistel läheb ju hästi, sest peaminister räägib, et majandus tõuseb ja inimesed elavad paremini kui ei iialgi varem. Aga ma küsisin ka regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terraselt, et mida ta soovitab pensionärile, kes saab 600 eurot pensionit, et mida ta peaks tegema, kui ta peaks tulevikus siis 20 eurot maksma kuupileti eest ja minister ütles, et ta ei peagi võtma seda kuupiletit, et sõidab siis ühekordse piletiga. Ja minule jääb üldse mulje, et tema nagu täpselt aru ei saagi, et ta on minister, et seda enam, et ta on regionaalminister. Et Eeva, sa oled olnud Lääneranna volikogu liige, et kuivõrd üldse sulle tundub, et meie praegune valitsus tegeleks regionaalpoliitikaga? Ministri vastustest seal umbusaldusavaldusel selgus, et ta ei tea regionaalpoliitikast suurt mitte midagi. Et kui me tuleme nüüd tagasi selle absoluutse vaesuse juurde, eks ole, et lihtsalt, et inimesed teaks, mis asi see absoluutse vaesuse nagu see summa on, millega sa kuus pead hakkama saama. See on 346 eurot kuus. Et siin ei ole võimalik panna nagu ei bussipiletit, ei elektriarvet ega küttearvet, mitte midagi sellele summale juurde. Siin on nagu ime, kui inimesed suudavad enda kuu toiduvaru selle rahaga, eks ole, kui sul on seal veel lapsed ja pere, et see, mida nagu minister Terras tõestas seal Riigikogu puldis küsimustele vastates, see näitas seda, et tal ei ole aimu ei põllumajandusest ega regionaalpoliitikast. Et seal oli ju mitmeid küsimusi, eks ole, te küsisite seal toiduvarude kohta ja kriisipoodide kohta. Ta ei teadnud, kas kriisipoodide nimekiri on olemas, kas neid võib avaldada, soovitas Riigikogu liikmetele minna siis nii-öelda
tinakambritesse sellega tuttuma, et aga kus tavakodanik saab teada, et kus siis kriisi korral nagu pöörduda, see jäi küll lahtiseks. Nii et jah, minul tema kohta eriti head sõna ütelda ei ole. Jah, et tegelikult on ju poliitiline küsimus ka, et kuidas regionaalselt arenetakse, kas meil on maapoed ja kas meil on väikekoolid ja ta on ju ka põllumajandusminister. Monika, kuidas sulle mulje jäi, et kas minister saab aru, mis see põllumajandus üldse on? No me kõik mäletame tema selliseid, mis on teinud tema eksistentsi ju tegelikult üldse naeruväärseks algusest peale, et see need näited, et miks, kui tema käest küsiti, et miks ta arvab, et ta sobib selleks ministriks, ja siis ta ütles, et ta teab põllumajandusest ju päris palju, et ta on puuriita ladunud ja naine on tal maalt ja ma ei tea, poegimist on, vasik või lehma poegimist on ka korra pealt näinud ja pärast teadis, et metsiga poegib üldse 3 korda aastas, et ei taha teda nagu väga osatada, et see muutub juba nagu selliseks maaslama ja löömiseks, et selleks me siin ei ole. Aga fakt on muidugi see, et mulle ka tundub, et ta rohkem veedab ikkagi aega rätsepa juures endale uusi ülikondasid tellides, kui siis selgeks, kui seal, et teha endale selgeks, mis tema haldusalas päriselt toimub. Et ma küsisin tema käest ja ma küsisin, kuna vastust ei saanud, ta ainult mõmises seal midagi arusaamatut vastuseks. Ma küsisin temalt nende juhtumite kohta, kuidas siis PTA on lahendanud neid nii-öelda taudijuhtumeid erinevates siis taludes ja loomakasvatusettevõtetes üle Eesti ja selle mustri kohta, mis sealt nagu väga selgelt välja tuleb, et ega keegi ei eita, et taudid on olemas ja ega keegi ei eita, et nendega peab tegelema ja selleks see Põllumajandus- ja Toiduamet ju tegelikult on, et seda me absoluutselt ei vaidlusta. Aga ma olen täiesti kindel, et mitte ühegi või PTA ametniku tööjuhendis ei ole kirjas selliseid jõhkrusi ja julmusi, kuidas siis neid põllumajandusloomi ja ka nüüd ütleme selliseid ka lemmikloomi, eks ole, kui me räägime, mis toimus Hiiumaal Nuudi hobitalus, kus ei olnud mitte põllumajandusloomad, või linnud siis, kus see taud levima läks. Et see, kuidas nad neid juhtumeid lahendavad, et ma arvan, et see ei ole tegelikult kooskõlas väga paljude Euroopa Liidu kaasuvate regulatsioonidega, mis puudutavad laiemalt loomade heaolu, nende kohtlemist. Et seda kõike ma üritasin siis nii peaministri käest kui siis minister Terrase käest küsida, aga vastuseks sain ikkagi seda, et te olete ise süüdi, et ma ei tea, teie inimesed käisid ka seal, kui oli see Aafrika seakaht, käisite seal Sigala ees PTA ametnike takistamas, et ega küsimus ei ole ju, veel kord ma kordan, ega küsimus ei ole ju selles, et me ei saaks aru, et haigused käivad mööda loomi samamoodi, eks ole, nagu mööda inimesi, nad ei käi mööda kive ja kände. Aga küsimus on ikkagi selles, et kuidas neid juhtumeid lahendatakse ja kas siis tõesti niimoodi peab loomadega käituma, nende loomaomanikega käituma ja mina väidan, et viimati niimoodi käituti siis ka loomadega ja ka loomaomanikega, ja ka ütleme, loomad on ju tegelikult eraomand. Et viimati käituti niimoodi Stalini ajal, kui siis tuldi ju taludesse ja lihtsalt võeti lautades loomad ära, viidi need kolhoosi lautadesse, kus nad siis nälgisid ja maha surid. Ja kus siis ka omanike käest ei küsitud midagi ja sa võisid seal kurvastada ja nutta ja oma loomi leinata, aga keda see huvitas, et me oleme nagu põhimõtteliselt ütleme sellises mentaalses seisundis tagasi, et me ei hooli oma inimestest, me ei hooli oma loomadest ja seal on ka üks väga nagu selline tugev küsimus, kui me räägime ka julgeolekust, eks. Et ja minister Terrasega me üritasime ka seda toidujulgeoleku teemat seal arutada, aga nagu sa juba ütlesid, ega tal vastuseid ei olnud. Aga ka see, ütleme see, kuidas me reageerime mingisugustele põllumajandusloomade kas haigustele,
või täidame kuidagi neid Euroopa Liidu regulatsioone, mida meile on väidetud, nad väidavad, et on ette kirjutatud, et kas me teeme seda inimlikult või me teeme seda ebainimlikult, et noh, selles nagu ongi küsimus ja noh, kui inimesed selle jõhkruse ja julmuse käigus loobuvad üldse mõtlemastki, noh, ütleme loomakasvatusele üldse, et siis see väga selgelt ju ohustab ka meie toidujulgeolekut kriisiolukorras, kus võib-olla meil ühel hetkel on vaja, et kusagil kodudes, maakodudes oleksid ikka need kanad olemas, kes munevad ja võib-olla ka tõesti see lehm ja vasikas ja siga ja kõik, et aga noh, seda kõike meil hävitatakse praegu. Jah, et sa rääkisid, et võiks loom olemas olla, aga mäletame, et oli ju kampaania, et andke teada salaseast, et kui mõni naaber sul peab mõnda nii-öelda looma, siis andke teada, et ta jumala pärast seda ei teeks. Aga need kirjeldused tõesti, millest sa Monika rääkisid, et kuidas neid lemmikloomi koheldi, et linnud, olles poolelusad, topiti kilekotti ja selline ääretult karm tegevus. Ja kui me veel mäletame suvel, kui tõesti need taudid pihta hakkasid, et inimesed ei usalda enam ametnikke, ei usalda ametnike otsuseid, tuldi kaitsma, tuldi meeleavaldusele, tehti barjäär, et need ametnikud ei saaks tulla loomi tapma, enne kui ei ole õigeid laborianalüüse, et see minu meelest järjest enam, kas ta siis nüüd kumuleerub, et inimesed muutuvad järjest vihasemaks või siis lootusetus. Jah, lootusetumaks, et ja noh, mulle tegelikult, kuna ma olen võtnud neid teemasid siin küsida ja tõesti mind see nagu isiklikult väga-väga puudutavad, et noh, ma nagu, kui ma sotsiaalmeedias neid postitusi nagu näen ja noh, õhtul hilja ei tohi neid üldse lugeda, sest minu meelest ükski normaalne inimene, kui ta neid loeb, ei saa pärast öö läbi und. Et noh, need on tõesti nii jõhkrad. Et mulle ka on, nüüd minuga on võtnud ühendust inimesed, kes väidavad, et PTA-s on ka noh, ütleme selline täiemahuline korruptsioon käimas, et need samad inimesed, kes ma ei laiendaks seda kõikidele PTA ametnikule ja tervele nagu ametile, sellepärast, et ma arvan, et noh, tõesti suurem osa ametnikke teeb oma tööd südametunnistusega ja üritab ka koos loomaomanikega ka nendes olukordades leida siis selliseid, üritada nagu leida lahendusi. Et aga noh, siin on läbi jooksnud mõningad nimed ja inimesed on ka noh, kirjutanud, et kuidas need ametnikud siis käituvad, et noh, ütleme see selline tegevuse ajajoon näeb selline välja, et kõigepealt tuleb see ametnik ja ütleb, et noh, et nüüd on aeg võtta seal mingid proovid, eks ju. Ja noh, siis on sul seal põllu peal on need loomad laiali, noh, saavad mingi 2 tükki kätte, teevad seal need proovid ära, noh, ametnikul on juba kiire ja kõigil ja ametnikul tead, et ma kirjutan sinna pärast need andmed ära muretse, et noh, et ma käisin ära ja noh, puhas formaalsus, eks ju. Et sealt edasi esiteks ei tea ei loomaomanik ega mitte keegi, mida ta sinna kirjutab, eks ole, ta võib kirjutada sinna näiteks, et terve kari on haige ja siis saabub järgmisel päeval, ta on juba Vireeniga kokku lepitud, Vireeni autoga sulle sinna aia taha ja ütleb, et proovidest selgus, et siin on taud majas ja kõik su loomad tuleb maha tappa. Et noh, ja me võime ju küsida ka veel seda, et noh, et tegelikult see on nagu, noh, meil on põhiseaduses ikkagi eraomandi kaitse on väga tugevalt nagu kirjas paragrahvides, et ja nüüd on selgunud, et noh, vahepeal on siis neid seadusi või on siis määruste tasandil seda korda niimoodi muudetud, et enne kui PTA ametnik tuleb seda juhtumit korraldama, ehk siis seda nii-öelda tapmist läbi viima, on PTA võtnud mingi määruse alusel saanud need loomad võtta PTA omandisse. Eks ju, et noh, sul nagu ei olegi oma loomadele sel hetkel enam mingit õigust ja noh, nad teevadki seda, mida nad tahavad ja seal on veel ka see, et noh, näiteks see sama ametnik, kes tuleb ja võtab neid proove,
tal on riigiga tal on see firma, kes saab siis riigi käest iga proovi eest ju, iga proov maksab, ta saab selle raha iga proovi pealt ja kui ta võtab ainult 2 proovi ja ütleb, pärast paneb kirja sul terve karja, isegi kui ta ei pane kirja, et kõik on haiged, siis kõikide nende nii-öelda kirja pandud proovide pealt saab ta ju riigi käest raha. Ehk et võt siin peaks tegelikult uurima hakkama ka seda nagu võimalikku korruptsiooni, et seda teemat ei saa niimoodi lihtsalt jätta, mitte ainult sellepärast, et see on julm ja õudne, mida ta ka on, aga tõesti siin võib olla ka tegu korruptsiooniga. Ja, et mina hobusepidajana olen ka kokku puutunud ametnikega, kui nemad võtavad pähe, et nemad tulevad kontrollima, kas sul kõik dokumendid on korras, siis nemad annavad sulle kuupäeva, ole sa elus või surnud, sa pead sel päeval kohal olema ja kui sa ütled, et minge kontrollige, et mul pole aega tulla, ma olen tööl, siis sa ütled, aga nii ka ei saa, et sa pead kohal olema ja näitama siis oma loomad ette, et jah, seal kaob küll selline inimlik mõõde ära. Aga ega siis meil ju ei läinud see umbusaldus ju läbi, sest ega siis keegi ei taha ju midagi muuta, kuigi Eesti 200 toetus on 1% lähedal, on nad väga kindlalt paigas, sest neil on 51 häält koalitsioonis ja mina juba hirmuga kogu aeg kuulan või et kui tuleb jälle mingi valitsuse eelnõu, tuleb jälle see ametnik, kes kannab ette valitsuse otsust, ma mõtlen, et mis jubedus sealt veel võib tulla või et mis rumalus või võtame kas või selle hasartmängumaksu seaduse, et see tuleb kõrval teemana küll, et Eva, kui palju sa seda hasartmängumaksu seaduse menetlust jälginud oled, et kas sulle tundus, et see oli inimlik eksitus või on seal pigem ikkagi kelmusega tegu? Kui võtta siseminister Igor Taro kommentaar, siis see oli väga hea viga. Et kellele ta hea oli, eks ole, beebikasiino ärimeestele, et kui saada 27 miljonit aastas kingituseks, siis kahtlemata tuleb õnnelik olla. Aga mina ei suuda seda uskuda, et see oli apsakas või näpukas, nagu nad nimetavad, et kui teisel lugemisel oli teil sealt, eks ole, see osavusmängud, see geniaalne sõna välja võetud ja siis oli ta ilmunud jälle 3. lugemiseks, millega ta isegi ei olnud ju võimalik nagu nii-öelda kontrollida. Et siis reaalselt mina ei suuda seda uskuda, et see oli apsakas. Ja näiteks lähmegi siit edasi, et Moonika, sa ütlesid, et see võib korruptsioon olla, aga see ongi kõrgel tasemel korruptsioon, et enam ei pea justkui varastama, vaid sa saad omale teha neid seadusi selliselt, et sul tekibki seaduslik õigus ju varastada või? Siin on ju neid üritatud varemgi teha, mäletame seda meretuuleparkide asja, mida väga jõuliselt ju reformierakondlased surusid ja kus ikkagi summa oli üüratud 2,6 või 2,8 miljardit, mis taheti nendesse hangetesse kõigesse nagu sisse kirjutada, ja vähemalt tookord see kära läks ikkagi nii suureks, et nad ei julgenud. Nad ei julgenud, nad üritasid, aga see näitab seda, kuidas meil on riiklikul tasemel siis nende poolt, kes on võimul, on legaliseeritud korruptsioon, käib täie hooga ja nad võivad ju rääkida, et oi, Eesti on korruptsioon nagu maailma mastaabis või mingisuguse statistikas korruptsiooniindeksilt, et me oleme nagu nii madalal, et meil nagu selle indeksi järgi polegi eriti nagu korruptsioonid, meil on nagu väga hästi kõik, siis see indeks võtab arvesse neid asju, mis on kuulutatud korruptsiooniks, aga see indeks ei võta arvesse just seda nii-öelda valitsuse tasemel, seadusandlikul tasemel legaliseeritud korruptsiooni, mis tähendab seda, et ongi ostetud jällegi
kui ei ole uuritud, ei saa ju tõestada, aga et ongi nagu lobeeritud valitsuse tasandil endale või mingisugused seadused, kus siis väga kenasti siis seda maksumaksja raha hakatakse suunama teatud ärimeestele, teatud sektoritesse, teatud huvigruppidele, et me oleme neid näiteid toonud siin palju-palju ja aga mitte midagi ju ei uurita, et see on me oleme rääkinud, milline see on nagu selline mafioosne süsteem, eks ole, et nad on nagu kõik seal ühes pundis, eks ole, õigusriik ja valitsus ja siis need lobistid ja ärimehed ja jällegi, nad ütlevad sulle kalasilma, räägime energeetikast, sellest meretuuleparkidest, et kõik need otsused, mida põhimõtteliselt tehakse, nad toetuvad, nad vaatavad sulle kalasilmaga otsa, aga me täidame seadust ja mis seadust me täidame? Me täidame seda seadust, mida võttis Kaja Kallase valitsus ajas Riigikogu suvel erakorralisel istungile, et vastu võtta see energiaturu seadus ehk et kus me kohustusime riigina taastuvenergiale üle minema aastaks, kas oli 2030 või 35 ehk et ja nüüd ongi niimoodi, et ükskõik mida nad teevad, ükskõik kellele nad kui palju raha suunavad, nad lihtsalt ütlevad, aga me täidame seda seadust. Ja sellega seoses tuli mulle meelde ka Rakvere juhtum. Rakvere linnavolikogu võttis vastu määruse, millega saab linnapea iseendale preemiat maksta. See on põhiseadusega vastuolus, see on ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega vastuolus ja me juhtisime sellele tähelepanu. Õiguskantsler kirjutas ka kirja, et nii ka ei saa, et meil saab volikogu ainult määrata linnapeale palka. Aga mis siis välja tuli? Tuli välja, et nii kaua, kui see määrus on vale ja seda ei ole nüüd mitu kuud ka parandatud vaatamata sellele, et õiguskantsler tähelepanu juhtis, saab linnapea endiselt omale palka maksta, kuigi seadus on vale, see määrus on seadusega vastuolus, aga ta saab sellepärast omale preemiat maksta, kuna see vigane, valelik ja määrus kehtib. Ja kõik ongi jokk, on ju. Ma mõtlesin selle peale, et miks nii vähe linnapea võiks selle määruse alusel terve pool linna eelarvet omale preemiaks maksta. Täpselt mitte mingit takistust ei ole ja tuletan meelde, et tegu on siis Isamaa erakonnaga ja Isamaa koalitsiooniga seal ja saavadki maksta, et enam ei pea niimoodi vargsi kuskilt varastama, vaid lähedki, teed seaduse ja siis hakkad selle seaduse järgi omale preemiat maksma. Jah, ma tahtsin selle jutu juurde lisada, et kas te mäletate, et kui meil käis fraktsioonis külas toonane Konjunktuuri instituudi juht Peeter Raudsepp, siis ta näitas meile erinevaid tabeleid, kus kõik Eesti näitajad on langenud, et kõik majanduslikud näitajad ja et ei ole võimalik vastu vaielda. Ja siis ta ütles, et aga unustasin, ühes tabelis me oleme tõusnud ja see oli korruptsioonitabel, nii et ei ole madalal, vaid ka selles tabelis me oleme ainsana siis nagu tõusnud. Jah, vähemalt midagi positiivset, et kogu aeg ei ole suund alla, vaid mõnes kohas on ka suund üles. Aga lähme järgmise teema juurde ja Eva, sina jälgisid, mina olin sel hetkel oma komisjonis, aga parasjagu oli otseülekanne, minu meelest seda otseülekannet ei salvestatud, oli korruptsioonikomisjonist, korruptsioonivastane erikomisjon ja seal arutati e-hääletamise võimalikke turvariske ja kõige huvitavama koha pealt ülekanne katkes, et mis seal siis tegelikult toimus? Korruptsioonivastase erikomisjon oli kokku kutsutud, seal oli kohal siis TalTechi teadlane Tarvo Treier, valimisteenistusest Aarne Koitvee ja siis oli MTÜ Ausad valimised, oli Indrek Lees ja Märt Põder. Ja kuna siis koalitsioonisaadikud hääletasid selle komisjoni päevakorra maha, siis nagu reaalselt istungit ei toimunud. Aga kuna juba inimesed olid kohale tulnud, koalitsioonisaadikud marssisid kohe minema, neid e-valimiste teema ei huvita ja istung jäi käima ja otseülekanne samuti.
TalTechi teadlane Tarvo Treier näitas ära kõik võimalikud süsteemid, need olid väga tehnilised, et kust on võimalik siis teha see võltsing, et seda auditeerimisprogramm üldse ei näitagi, et see viga on sees. Ja ta ütles ka ära, et ta alustas oma tööga eelmise aasta siis alguses ja esitas oma esimesed leiud veebruaris 2025 valimisteenistusele. Valimisteenistus ei reageerinud sellele. Kogu oma siis uurimustöö esitas ta juunis 2025 valimisteenistusele. Ja ka sellele valimisteenistus ei reageerinud, vaid avalikustas selle alles siis, kui valimised olid peetud ja ka siis kõik need e-valimiste siis andmed hävitatud ja see oli 9. detsembril. Ja kui siis selle uurimiskomisjoni juht küsis valimisteenistuse Koitmäelt, et esiteks, et kas te kinnitate, et niimoodi need asjade käik oli, siis ta vastas, et jah, nii see oli. Ja kui küsiti, et miks te nagu ei pööranud tähelepanu nendele asjadele ja siis Koitmäe vastas, et nad ei olnud sellega aega tegeleda, sest nad tegelesid valimiste ettevalmistamisega. Ja see oli viimane lausejupp ja siis ülekanne lõigati ära, rohkem ei olnud mitte midagi. No ja siis hiljem selgus, et ma ei tea, siin liiguvad sellised jutud, et kuskilt tuli kõrgem käsk, et see otse ülekanne peatada. Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga niisugused jutud on. Jaa, see võib tõele vastata, sest läks väga huvitavaks. Ma toon nüüd välja, mis sealt siis avastati või mida Tarvo Treier, Tehnikaülikooli teadlane rääkis. Ta ütles, et praegune e-valimiste auditeerimissüsteem ei pruugi avastada võimalikke manipulatsioone. Näiteks ei tuvastanud kontrolltööriist olukorda, kus hääletuskasti oli lisatud märkamatult nii-öelda kummitushääl, samuti luges süsteem kehtivaks e-hääle, kuigi valija oli oma valikud hiljem jaoskonnas pabersedeliga muutnud. Mina olen ka kuulnud, et vahest inimesed teevad nii, et panevad mitu korda iga päev 100 korda e-häält ja hiljem siis lähevad ja muudavad jaoskonnas seda oma arvamust ja mõtled nagu selle peale, et see võib täitsa toimida, et kõik teavad, et see tööriist käib nii, et kõigepealt hääletad 100 korda kodus e-häälega ja e-valimistega ja siis pärast paned veel pabersedeliga ka veel hääle juurde, et see on see kaval asi ja seda tähendab see auditeerimise kontrollsüsteem ei tuvasta, oli nii, Eva, jah? Jaa, ma tahaks lisada, et täpselt nii oli, nagu sa rääkisid, aga et Tarvo Treier ei ole ainus TalTechi teadlane, kes on e-valimised ette võtnud, et siin on teine teadlane, Ago Samson, kes on kirjutanud ju mitmeid artikleid Postimehesse e-valimiste teemal ja ütelnud otse välja, et e-valimised ei ole turvaline. Ja mis on märkimisväärne, mille ta viitas siis detsembris 2025, siin on niimoodi. Tallinna kohalikel valimistel jäi EKRE-l künnisest puudu 1000 häält. E-hääli tühistati 1388. Ja ta toob ka välja, et seda on nagu selles mõttes, ta paneb nagu demokraatiasse usu ikkagi korralikult proovile. Et see on nagu nii üks ühele on need numbrid. Et siit nagu väga hästi selgub, et põhimõtteliselt kuna sinna sisse vaadata ju ei saa, et see ongi nagu see kõige suurem küsimus, et et kui me saaksime kontrollida, ma tean, et meil on ju Riigikokku saanud ükskord üks inimene, see oli Viktoria Ladõnskaja-Kubits, kes nõudis paberhäälte ümber lugemist ja ta sai ühe hääle, mis vaidlustati ära ja tunnistati pärast õigeks, ta sai selle ühe häälega Riigikokku. Ja nüüd on meil fakt, et EKRE-l jäi puudu 1000 häält, et saada Tallinna volikokku ja tühistati e-häältena siis 1300 või 1200, mis sa ütlesid, 1388 häält. Ja sisse vaadata me ei saa, et mida me võime teha ju tegelikult sellise järelduse, et see oligi eesmärk, et EKRE ei saaks Tallinna linna volikokku ja siis võetegi see 388 häält võeti veel kellelgi teiselt ka ära, aga see 1000 häält tõmmatigi meilt maha ja nii lihtne see ongi.
ja kui me vaatame ka selle Vabariigi Valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe tegevust või tähendab füüsilist olekut, kui tema käest küsitakse, kuidas toimus auditeerimine, ja siis ta kõigepealt jäi valetamisega vahele, ütles, et seda toimingut kontrolliti. Hiljem tuli välja, et ei kontrollitud. Protokolli ka ei ole. Ja protokolli ka ei ole ja nad püüavad ka ju vaatlejaid eemale saata ja siis nad teevad oma koosolekuid nii, et vaatlejad ei saaks kohale ja alati, kui ka need teravad küsimused tekivad, siis läheb tal ka vererõhk üles, hakkab seal punastama, kogelema, kuidagi ebalema, et sa näed, et inimesel justkui nagu vargal öeldakse, et müts põleb peas, aga Monika, sa nägid just Arne Koitmäed, et mida ta lubas sulle siis, kui tema, kui meil e-valimiste boss? Ja ei, no see on nagu anekdoot, et noh, lihtsalt tulin siia saatesse ja siis vaatan, tuleb Arne Koitmäe ja noh, jõudsime läbi Valge saali, kõndisime, ta jõudis mulle järele, ütles viisakalt tere, kõndisime siis natuke kõrvuti, siis ma ütlesin talle, et noh, et on teil nüüd plaan paigas, et Riigikogu valimistel EKRE enam Riigikokku ei saa ja mina enam ka Riigikokku ei saa ja siis ta ütles niimoodi, et no, saate. Ma mõtlesin, et noh, et ma ei teagi, et kas ma peaks talle nüüd käsi suudlema ja noh, et nii armulikult ütles, et ei, saate, et no ma siis ei tea, et eks siis elu näitab, et kas nad seal siis ühesõnaga tõstavad need mõned hääled meile nii, et me saame ikka sisse või siis ikka lõpuks tuleb kuskilt käsk, et kuulge, et ei, et EKRE-t küll ei tohi seekord Riigikokku lasta. No võib-olla seal natukene, ma ei teagi, on armulikud, et on heas tujus ikkagi lubavad EKRE 6 saadikut Riigikokku, et me ju ei tea seda. Mul tuli sellega seoses ka meelde, et kui ma küsisin ka selle kohta Arne Koitmäelt, et kuidas ka toimus see auditeerimine, et kas see, öeldi, et oi, et ei saa ju juures olla, kui nemad teevad pistelist kontrolli, et seal on need isikuandmed ja hääled on veel seotud isikutega, et küsisin, et noh, kuidas see pisteline kontroll toimus siis, et kas vaatlejad saadeti välja või kaeti osa ekraanist, ma ei tea, käega, et ei näeks neid isikuandmeid, siis öeldi mulle, et me ei mäleta, 2 aastat on möödas, me ei mäleta. Kui ma küsisin, et noh, et kas siis on äkki mingi protseduurireegel, et see on ikkagi väga tõsine asi, et siin kontrollite, et see peaks ju olema kõik turvariske arvestades ja andmekaitset arvestades. Ei, noh, seda ka ei ole, et see hägu seal ümber tekitab küll sellise tunde, et me ei tohiks ju päevagi lubada omale mingeid e-valimisi. Seda enam, et need ei ole kontrollitavad ja kui me toome ka selle OSCE ODIHR-i raporti juurde, mis just kõik viitavad sellele, et ei tohiks teha neid valimisi enne, kui ei ole need turvalisuse asjad omavahel nagu tähendab selgeks tehtud või et kontrollitavus peaks ju ikkagi jääma. Ja aga noh, ma ei tea, kaua me siis sellist olukorda lubame. Seetõttu ei ole ka ju, ma ei tea, valimistel ju mingit mõtet, jah. Et kusjuures nad ei pea ju ka valimiste lubadustest kinni, et lugege mu huultelt, maksud ei tõuse, pärast ikkagi tõusevad ja ei ole ju muret, et valijatele valetati, sest e-valimised teevad kõik numbrid jälle sirgeks. Ei, no ja enne on veel see hea võimalus, et sa saad alati mingisuguse ala Mary Krossi või Prigožini skandaali genereerida, mida siis kedratakse nädal aega enne valimisi, kogu see eelvalimiste aeg, kui inimesed käivad seal siis arvutiekraanidel nii-öelda oma e-hääli andmas ja noh, ja siis pärast püüa tuult väljal, aga tulemus, noh, ühesõnaga, see nagu sisepoliitiliselt valimistulemuste mõjutamine on juba kõik toimunud. Et oleks usaldatav. Aga räägime veel viimase teemana ka Istanbuli konventsioonist ja Eva, sa oled kõrvalt jälginud need vaidlusi ja kuidas sulle tundub, et kas see oleks
oleks pidanud Eesti sellest välja astuma või jätkama nii, nagu me praegust oleme jätkanud, sest on jutt ju selles, et Istanbuli konventsioon kaitseb naisi ja naistevastast hoiab nagu naistevastase vägivalla eest, aga nüüd me näeme, et ka selles eelnõus tutvustamise ajal toodi ju välja, et naistevastane vägivald ei ole vähenenud, aga samas meil ju see konventsioon kehtib, et seal on ju teatud nagu vastuolu või et räägi meile sellest, miks see EKRE on tahtnud sellest konventsioonist ka lahkuda. Esiteks ma pean teile ütlema seal nagu sellised tõelised südamlikud komplimendid seda, kuidas te seda Istanbuli konventsiooni seal saalis menetlesite, et see oli üks üle aegade üks põnevamaid istungeid ja muidugi Varro Vooglaid oli lihtsalt suurepärane siis väitleja nende nagu raevukate koalitsioonisaadikutega. Ja et seal te tõite ju ise kõik välja, eks ole, et Istanbuli konventsiooniga ei ole võimalik naistevastase vägivalla vastu võidelda ja tõite ka välja selle minu meelest väga kõneka näite selle sama nii-öelda tapjatarmo näol, eks ole, kui inimene oli rünnanud mitu korda juba väga jõhkral moel oma abikaasat või elukaaslast ja õiguskaitseorganid lasid ta ikka vabadusse. Ja siis ta võttis veel lisaks sellele, et ta oma naist uuesti ründas kaasa täiesti süütu inimese, eks ole, kes sai surma. Et meil väga kiidetakse seda, et meie vanglad on kõik tühjad ja me peame täitma neid Soome ja Rootsi vangidega, aga miks me ei võiks hoopis need, et kes on tõesti reaalselt kujutavad ohtu oma elukaaslastele, oma lastele, et miks me ei võiks neid reaalselt vangkaristusega karistada, kas või šokivangistus. Et nüüd me räägime, eks ole jälle, et sellest viibimiskeelust, eks ole 72 tundi, et kas tõsta või mitte tõsta ja niimoodi. Et minu meelest, kes on ikkagi nagu korduvalt on politseile teada, et ta on vägivaldne oma naise suhtes, tuleb vangi panna, nii lihtne on ja pugeda jälle mingisuguse konventsiooni taga, nagu eks ole, kõik need Eesti 200 Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide saadikud seda teevad, et see on nii silmakirjalik. Ei, absoluutselt ja ma ütlesin neile ju ka, et kogu see aeg, nii nagu sa juba ütlesid, et ega siis vägivald ei ole ju vähenenud ja nad ise väristasid seal ju pead, et lugesid neid numbreid ette, kui palju on lähisuhte vägivalda, kui palju on kõike muud vägivalda ja perevägivalda ja kõik, et ja vaatasid siis umbes meie otsa, nagu meie oleksime süüdi. Me või vabandust, eks ole, et kogu see aeg, kui te, millest te praegu rääkisite, et need vägivallajuhtumid, see arv on katastroofiliselt tõusnud, vähemalt ei ole tema vähenenud, et siis on ju olnud teie enda ministrid kõik asja juures, eks ole, sots Lauri Läänemets oli pikalt minister, sotsid on olnud ministrid, siseminister, eks ole, kelle haldusalas põhimõtteliselt on politsei ja kõik need kogu ja siis justiitsminister, kus on need vanglasüsteemid, et kes oli siis Eesti 200-st, et vabandust, et te olete ise nagu räägite praegu iseendast, et ärge kellegi teise otsa vaadake, te räägite iseendast. Aga et mis puudutab sellesse konventsiooni, siis põhimõtteliselt nad kasutavadki seda väga raevukalt nagu viigilehena oma enda tegevusetuse varjamiseks ja ma ütlesin neile ka, et kui te nagu päriselt, ma ütlen teile, kes on päriselt midagi ära teinud, et vähendada siis, et pakkuda naistele mingiti kaitset ja ka ühesõnaga vähendada seda nagu perevägivalla või lähisuhte vägivalla mingisugust mõju, on EKRE, kes, kui me olime võimul, seesama hirmus, nende liberaalide meelest hirmus valitsus, meie andsime naiste varjupaikadele päris reaalselt raha, suurendasime seda 700 000 miljonini, pärast seda ei ole mitte keegi seda summat suurendanud, raha pole sinna antud ja kui Mart Helme oli siseminister, siis tema määrusega kehtestati esimene kord see kord, et kui on lähisuhte vägivalla juhtum, politsei läheb kohale, siis varem võeti sealt kodust viidi ära naine ja lapsed viidi varjupaika
ja mees jäeti kenasti koju, kuhu siis, kui naisel lapsel polnud ju kuskile minna, me rääkisime enne toimetulekust, kuidas needsamad, kes meile praegu siin räägivad naiste laste kaitseks, on teinud kõik, et oma maksupoliitikaga ja kõigega, ja energiapoliitikaga ja kõigega toimetulekuga, et need samad naised ja lapsed oleksid veelgi halvemas olukorras, et nad ei saaks kodunt kuskile ära minna, sest neil ei ole mitte kusagile minna, neil ei ole mitte iialgi kunagi mitte selliseid sissetulekuid, et nad saaksid oma iseseisvat elu alustada vägivallatsejast lahus, siis varem oli see, et naine ja lastega läksid siis sinna mehe juurde tagasi ja elu läks edasi kuni järgmise korrani. Aga vähemalt Mart Helme siseministrina kehtestas selle korra, et sealt vägivalla toimumise kohast viidi ära siis vägivallatseja. Ja nüüd me oleme siis 24 tunniks eraldati ta siis ära ja nüüd siis sotsid ja siis need samad liberaalid presenteerivad ennast taovad vastu rindi, kuidas me nüüd tahame, et see vägivallatseja oleks mitte 24 tundi ära pere juurest, vaid 72 tundi. Aga seal sees on veel üks väga selline tore konks, et kui praegu ta on 24 tundi ja seda aega saab piiramatult pikendada siis õiguskaitseorgani nagu allkirjaga, siis prefekti allkirja vist on seal vaja. Siis kui nad teevad selle 72 tundi, siis sealt võetakse see piiramatu aeg välja, et ongi 72 tundi, hoitakse seda vägivallatsejat ära ja siis ta saab uuesti koju tagasi minna, isegi kui ta on nii ohtlik, et teda ei tohiks enam mitte kunagi sinna koju tagasi lubada, peaks ta vangi panema, siis ikkagi sotsid ja liberaalid laseksid, sotsid, Eesti 200 ja Reformierakond laseksid selle vägivallatseja taas sinna koju naiste ja laste kallale tagasi 72 tunni pärast. Ja mina näengi probleemi selles, et nad suhtuvad vägivallatsejasse väga liberaalselt. Et kogu selle probleemi nagu algus ongi see, et ollakse nii liberaalsed, et lubame ühte, lubame teist ja mis on minu meelest hästi silmakirjalik, on see, et see konventsiooni pealkiri on eksitav. Esiteks ta juba teises artiklis juba segistab seda arusaamist, kes on see naine, kõik võivad naised olla ja ma isegi panin tähele, et üks ministeeriumi esindaja ütles, et ei ega siis ainult naisi ei pea kaitsma, et kõik, kes on kannatajad, sealhulgas kõik need transmehed, kes peavad ennast naiseks või teevad tsirkust, et on mentaalselt naised, et ka neid tuleb kaitsta. Aga mis selle konventsiooni nagu põhiprobleem on ja miks EKRE soovis sellest välja astuda, on see, et see konventsioon kohustab meil homo- ja transideoloogia riiklikku edendamist riigi poolt. Juba näeme ka, et raha suunatakse naiste varjupaikade asemel nendele MTÜ-dele, kes siis tegelevad selle ideoloogiaga ja ka koolides on muutunud kohustuslikuks rääkida siis 120 erinevast soost ja kusjuures väga minu meelest lausa vägivaldselt on öeldud, et need soorollid traditsioonilised soorollid tuleb välja juurida, ehk siis see ema ja isa sooroll, et ema hoolitseb, isa kaitseb, see tuleb välja juurida. Ja mis veel seal juures on, et Aafrikast ja moslemi riikidest saame me immigratsiooni, kuna see kaitseb homo- ja transideoloogiat, et kõik, kes sealt Aafrikast tulevad ja ütlevad, et neid kiusatakse taga, et nad on homod või transud, saavad kenasti rahvusvahelise kaitse ja asüüli. No mitte ainult. See on tegelikult pikka aega, neid riike on ju Euroopas mitmeid, kes on sellega ühinenud ja ma veel kord toonitan, et kõik Euroopa riigid ei ole sellega ühinenud, et ei ole siin üldse niimoodi, et me oleme siin mingisugused, tahame midagi sellist, mida keegi teine ei taha. Et väga pikka aega on seda Istanbuli konventsiooni tegelikult kasutatud selleks, et immigratsiooni soodustada, nagu massimigratsiooni soodustamiseks, sest et hästi palju, ega siis
lääneriigid, lääne heaoluriigid on olnud nagu sellise mugavuspaguluse ja heaolupaguluse surve all, eks ole, juba ju pikki aastaid. Ja alguses, kui neid migrante oli nagu vähe, siis oli kõik olid teretulnud ja kõiki menetleti ja siis ütleme, need siirderiigid, seal ju väga ruttu jagati ära, inimene otsib ju kus parem ja kala kus sügavam, et ahaa, et kui ma lähen nüüd, võt moslemi naine olen ja lähen sinna Saksamaale või kusagile Euroopa riiki ja ütlen, et et mul on siin nüüd mind ahistatakse, ma olen ühesõnaga naistevastane vägivald, mul mees peksab mind kodus ja ahistab ja mul on äärmiselt ebaturvaline ja siis ta võeti kõik suure hurraaga vastu ja läks aastakene mööda, see mees tuli talle, siis oli see teine, see perekondade ühinemise nii-öelda inimõiguste paketis on see perekondade ühinemine, siis nad kasutasid seda ära, siis toodi oma need samad nii-öelda vägivaldsed mehed sinna järgi ja siis toodi kõik veel onud ja tädid ja onutütred ja täditütred ja kõik, et see on nüüd kestnud juba aastakümneid vist juba, et ja see on muutnud paraku seda Euroopa rahvastikupilti tundmatuseni ja see on puhtalt ka väga paljuski sellesama Istanbuli konventsiooni tagajärg. Nii et miks, kui inimesed küsivad, et miks me tahame sealt välja astuda, siis ongi need kaks põhjust, et üks on see, et see võtab absoluutselt ära meie siseriikliku kontrolli immigratsioonipoliitika üle teatud siis ütleme mingis võtmes. Mahitab seda massiimmigratsiooni väga jõuliselt ja teine on siis see, et seda nii-öelda LGBT ja transideoloogiat edendab ja seal on ka kõik need kohustused, nagu sa ütlesid, sisse kirjutatud ja mina näiteks leian, et tõepoolest, andke see raha naiste varjupaikadele, tegelege reaalselt sellega, et meie Eesti naiste heaolu suureneks ja neil oleks rohkem võimalusi siis vägivallavabalt elada. Aga üks asi, millest ma tahan veel ära rääkida, veel ära mainida, et millest ei ole räägitud, et me võib-olla peaksime selle statistika välja küsima, ka selle lähisuhtevägivalla statistika, rahvuspõhise statistika. Ehk et me teame, et meil on väga suur, nüüd Nõukogude ajaga seoses on meil ikkagi suur selline mitte eesti keelt kõnelevate inimeste kogukond olnud siin. Ja rahvuspõhiselt, me teame, kultuuriline erinevus on väga selgelt selline, et neil on olnud ikkagi kultuuris sees see, et kui peksab, siis armastab. Ja olgem ausad, ega neid perekondasid on meil siin ikkagi väga palju ja nüüd on neid tulnud seoses selle sõjaga, on neid siia veel rohkem tulnud sisse ja seda käitumuslikku kultuuritausta, seda on nagu, ma arvan, et see on mis ei ole meile eestlastele omane, et see käitumuslik kultuuriline taust on siin nagu plahvatuslikult suurenenud ja tegelikult peaks selle statistika välja küsima, et kui me räägime, et meil on lähisuhte vägivald nagu hüppeliselt tõusnud, siis et me saaksime nagu ikkagi selgust, et kust see nagu päriselt tuleb, et meil ikka vaadatakse see, et mitte Eesti mees ei ole tantsulõvi, vaid Eesti mees on naisepeksja ja meile indoktrineeritakse seda nagu söögi alla ja söögi peale alates sellest, kui siis Kaljulaid ühes oma uusaasta kõnes, kus ta siis järsku šokeeris tervet Eestit, kus täna õhtul saavad Eesti peredes naised kõige rohkem peksa. Nii. Ja seal me siis nüüd oleme, peale tulede vilgutamise ei ole tema nagu mitte midagi teinud. Ma tean seda, et ta praegu pigem tegutseb selle nimel, et ühte konservatiivset naiste varjupaika sulgeda. Seal mingite kaebustega on teinud seal mingid kaebusi, tema fond. Jäägu see tema südametunnistusele, et vot sellised need liberaalid on, et nad selle asemel, et päris probleemiga tegeleda, nad silmakirjalikult räägivad ühte, teevad teist ja nad ei avalda ka seda õiget statistikat.
jah, et liberaalid on nagu nii kaldusel maailma keeranud, et enam ei toetata ka peresid, ei toetata ka selle probleemi lahendamist, et meil on demograafiakriis ja millegipärast andis president Alar Karis aasta vabaühenduse tiitli võitleva feminismi organisatsioonile Feministeerium. Kas Eva, sa said aru, miks president otsustas korraga siis autasustada Feministeeriumit? Aga see tuleneb otseselt sellest Istanbuli konventsiooni artiklitest 8-9, kus on ette nähtud, et selliseid organisatsioone tuleb ka riiklikult rahastada. Ja siis erinevad LGBTQ, ma ei tea, mis iganes ühingud on nende siis ju esimene prioriteet ja ka Feministeerium, et nad otseselt ju viivad seda Istanbuli konventsioonist lähtuvat programmi ellu, nii et aga miks meie Eesti president seda tegema peab, see on mulle tõesti nagu arusaamatu, sest et Eesti president peaks ikkagi lähtuma ju Eesti põhiseadusest, kus on Eesti rahva, eesti keele ja kultuuri kaitsmine ja ka meie siis meie perekondade kaitseme, et meil nagu sünniks Eestisse rohkem eestlasi, et see on ju meie riigi ülesanne. Aga minna Feministeeriumit autasustama, eks see näitab, millise presidendiga meil tegemist on. No tegelikult oleks võinud ju neid MTÜ-sid on, kes tulles tagasi selle Istanbuli konventsiooni juurde ja see, et kuidas kõik väristavad pead ja nutavad, et naisi kaitsta ja lapsi ei kaitsta, siis küllap ikka oleks võinud leida mõne sellise organisatsiooni ka, kes on aastaid teinud seda ikkagi suures osas vabatahtlikku ja psühholoogiliselt ja rahaliselt väga-väga rasket tööd, et seda naiste olukorda päriselt nagu kuidagigi neid aidata, eks ole, seal on juriidilised, seal on psühholoogilised nõustamised ja kõik, et nendelt on raha ära võetud ja selle asemel on siis rahastatud tõepoolest, eks ole, neid igasuguseid tähestiku MTÜ-sid. Ja nüüd veel anti see autasu Feministeeriumile ka ja minu meelest see on nagu tõsine näkku sülitamine tervele meie ühiskonnale, et jällegi väga silmakirjalik, eks ole, räägime ühte, aga teeme täpselt vastupidi. Ja et see Istanbuli konventsioon, kui seal ei oleks seda rida sees, et kaitstakse sotsiaalseid sugusid ja ei oleks sees seda homopropagandat, siis oleks suurepärane konventsioon ja mina leian ka, et hea meelega ühineks sellise konventsiooniga, mis toetab peresid ja lapsi, aga ma ei tea, et meil seal liberaalses ühiskonnas oleks sellist konventsiooni, mis nagu päris asju toetaks, mis nagu rahvusriikide kultuuri ja rahvust arendaks ja säilitaks ja edendaks. Meil on pigem kogu aeg mingid ideoloogilised, mingi homoideoloogilised ja marksistlikud agendad seal, et sellist normaalset konventsiooni justkui ei olegi, aga võib-olla mõni meie vaataja teab, et on olemas selline normaalne konservatiivne konventsioon, andke teada, teeme ettepaneku, et Eesti võiks hoopis sellega ühineda, aga head saatekülalised, aitäh teile tulemast ja rääkimast, aitäh ka headele vaatajatele vaatamast ja ma kutsun teid üles 2. veebruaril Tartu rahu aastapäeval tulema Tartu rahu tõrviku rongkäigule, mis algab 2. veebruari Tartus ja seda korraldab meie väga tubli EKRE siis Tartu linna ringkonnajuht Merike Lumi ja tema siis kutsub juba kogunema kell 17.30 Jaan Poska gümnaasiumi juurde. Seal samas majas allkirjastati Tartu rahuleping ja sealt juba liigub ilus rongkäik siis Tartu Raekoja platsile, kus astutakse üles kõnedega ja üks kõnega üles astus Evelin Poolamets. Ja tõrvikuid saab koha pealt ja ma kutsun üles ka kaasa võtma meie rahvuslipu, sinimustvalge lipu, sest
ma ei tea, kui palju Tartus on, aga Tallinna linnapildis on mõnes kohas päris raske leida seda ja sinimustvalget lippu, küll aga on hästi palju teisi lippe, on Ukraina lippe, aga just sinimustvalget lippu võiks kaasa võtta. Ja ma ühinen selle üleskutsega ja ma mäletan, et kui me seda Eesti lipu seadust siinsamas Riigikogu saalis menetlesime, just Eesti lipu seadust, siis liberaalid ka jällegi järjekordselt väristasid pead ja ütlesid, et oi, te ajate siin nii valet asja ja tegelikult te peaksite üles kutsuma, et Eesti lipp igal pool rohkem lehvitatakse ja sellega nagu näidatakse seda austust Eesti lipu vastu. Nii et mina kutsungi üles, kui te tulete Tõrviku rongkäigule, võtke kõik kaasa Eesti lipud, kindlasti teil kodus on, võtke kõik kaasa ja lehvitame ja näitame siis seda Eesti lippu. Ja see Tartu Rahu Tõrviku rongkäik on selline väike, või mitte väike, aga ütleme, et ta on nagu selline eelüritus suurele Tõrviku rongkäigule, mis toimub nagu alati 24. veebruaril kell 19.00 ja Tallinnas Vabaduse väljakul, kus te olete kõik oodatud nende tuhandete inimeste sekka, kes tulevad sel päeval välja ja tähistavad meie kodumaa sünnipäeva Tõrviku rongkäigul ja lehvitades Eesti lippu ja kandes Vabaduse tõrvikut. Just nii. Aitäh vaatamast!